et noh, mina ütlen selle kohta proovisõit ja veel kord proovisõit. Aga siit me saame nii-öelda sujuvalt minna üle ka sellest, et tahaks varemat autot, klassilist autot, aga ei tea millist. Nii, et siin on nüüd natuke keeruline seletada, aga ma proovin selle pointi lahti seletada. Et oletame, et meil on siis keegi inimene, kes on pereinimene ja tema igapäevased auto on praegult toodetav Alfa Romeo Giulia, selline tore Itaalia peresedaan ja võtame siis niisuguse tavalise mootori, see 2-liitrise turbomootor, millel on vist, ma ei tea, 206 kilovatti, ma pakun peast. Ja selline auto, kiirendab 100-ni umbes, seal on nelikveoga variant, tagaveoga variant, kui ma ei eksi, et kiirendab kuskil, vist oli 5,2–5,7 sekundit, sinna vahemikku jääb. Niisugune väga mõnus auto, olen sellega sõitnud, tean seda autot suht hästi. Ja nüüd on selle inimesel mõte, et tahaks osta endale üks sobiauto. Et võiks niisugune tunne, et võtaks mingi vanem auto, ägeda auto, kiire auto, näiteks sportauto, aga tegu on pereinimesega. Ja võib-olla siis ta vaatab, et mis siis olla võib, võiks olla Itaalia auto, vaatab, et miks mitte Ferrari, nii, näiteks miks mitte Ferrari Mondial. Ja võtame siis kas või kõige viimase Mondiali, Mondial T, ja kõige võimsam, 300 hobujõudu. Ja nüüd ongi küsimus see, et kas siis nüüd see auto, mis ta ostab, et kas see ikkagi täidab seda soovi, mis ta tahab. Nagu tõi näite, eks ole, see Alfa Romeo, selle kaalunumbrid on ka seal kuskil 1500 kilo natuke peale ja sama palju kaalub ka see Ferrari. Ja kuigi Ferraril on hobujõude natuke rohkem, kilovatti natuke rohkem, aga tegu on vanema autoga, eks ole, siis reaalsus ongi see, et tegelikult need kiirendusnumbrid on sellel Ferraril natuke tagasihoidlikumad Mondiali T-l kui selle Alfa Romeo Giulial. Ja nüüd siin võibki nüüd tulla see küsimus, eks ole, et mõte sellest Ferrarist on väga tore, väga äge, aga reaalsus ongi see, et kui nüüd võtta see sama, kas või see Alfa Romeo Giulia näide, eks ole, ja panna see Ferrari sinna kõrvale, mis võib-olla mälus on kui ülimalt, mitte ülimalt, aga kui niisugune kiire sportlik auto, siis reaalsus ongi see, et tegelikult see Alfa Romeo Giulia antud konkreetse inimese igapäevase auto on tegelikult väledam, sportlikum ja nii edasi. Et siis on küsimus, et inimesel tekiks pettumust ja see on tegelikult, jõuamegi kohe sinna, et miks on see esimene osa proovisõidust ülimalt oluline. Aga nimetan veel mõned asjad veel ära, mida võiks kõrvale taha panna. Et asi ainult ei ole selles, et auto tänapikku muutunud, et mis meil vanasti oli võib-olla niisugune väga eriline omadus, on tänapäeval väga tavaline, eriti võib-olla nüüd, kui meil olemas elektriautod, mille kiirendus on otse mõttes nagu kunagistel supersportautodel. Kuid samas võiks näiteks kindlasti esile tuua ka selline küsimus, kas manuaalkast või automaatkast, et kui näiteks on kindlasti mingi seltskond inimesi, sealhulgas mina, kes on harjunud üles kasvanud manuaalkastiga ja mul on võib-olla, oleneb autost muidugi, et loomulikult on, kui on niisugune suur mugav GT-auto või lukslimusiin, seal on loomulikult automaatkast oma koha peal, aga kõik muud masinad, et seal igal juhul minul peab olema manuaalkäigukast, aga samas on võib-olla noorem põlvkond, kes on just üles kasvanud automaatkäigukasti peal ja ta ei oskagi öelda selles manuaalkasti osas mingit rõõmu tunda, pigem on see võib-olla mingi segafaktor, mis on täiesti arusaadav, sest ütleme, et kui me läheme veel ajast tagasi, et siis on jälle küsimus, eks ole, et kui me räägime vanemad autod, karburaatormootoriga autod, eks ole, et näiteks isegi minu jaoks on huvitavad autod, aga näiteks kui me mõnel, eks ole, auto puhul on niimoodi, et teda käima meelitada, eks ole, tuleb seal toorekapiga toimetada, siis pead rahulikult ootama enne, kui ta soojaks läheb, on ju. Et kõik need asjad on ka niisugused asjad, mida mina võib-olla aastal 2025 enam teha ei tahaks, aga see ei tähenda, et kellegi teise jaoks ei võiks olla see suur rõõm. Nii et see on alati selline küsimus, et peab eelnevalt väga hästi läbi mõtlema, mida sa mingit autot ootad. Või jälle üks näide, eks ole, kui me rääksime käigukastidest, olema siis need robotiseeritud manuaalkastid. Oletame, kui me räägime siin Ferraridest, eks ole, Ferrari F1 kast, eks ole, või Maseratidel on need Quattroporte Duo Select kast, eks ole. Ja kui ise neid asju ära ei proovi, endale selgeks tee, siis jääbki see küsimus õhku, et kuidas see asi reaalselt on. Aga tulles nüüd siis proovisõidu juurde, siis esimene asi ongi
võib-olla see esimene osa, meil on proovisõit ja veel kord proovisõit, 3 korda proovisõitu. Ja esimene proovisõit tähendabki seda, et võib-olla teha selgeks, et see auto, mida sa nii tahad või arvad, et tahad, et see üldse tegelikult meeldib. Nii, toon jälle ühe näite. Ütleme, et meil on siin võib-olla mingi selline, ütleme minu vanune inimene, natuke noorem, kelle kunagine nii-öelda siis, mitte otse unistus, aga talle meeldisid võib-olla tollased sportautod ja enim meeldis näiteks Toyota Supra, 4. põlvkonna Toyota Supra. Ja ta mõtleb, et see on see auto, mida ta tahab osta. Aga näiteks ise, ütleme niimoodi, mina olen selle auto ise sõitnud ja ma tean, et väga paljud inimesed väga autot hindavad, aga mina ei ole selles autos leidnud seda fenomeeni, mida räägitakse. Ja näiteks mina kaaluksin ka muid variante. Ma toon ühe näite. Selline Toyota Supra, ma vaatasin neid hindasi, et viisakas eksemplar, vähemalt 60 000 eurot, pigem hea valik hakkab see 80 000 euro juures ja loomulikult on ka kallimaid. Aga näiteks, ma toon ühe näite lihtsalt, et see võib-olla nüüd see, kes igal juhul 100% tahab Toyota Suprat, selle jaoks on see näide väga rumal, aga kõikil neile, kes tahavad lihtsalt niisugust ägedat 90 sportautot, on olemas tegelikult väga hea auto nagu ka C5 põlvkonna Corvette. Et kui vaatad tollaseid teste, siis tegelikult ega see Corvette ei on sugugi FM auto ja mõnedes testides oli ta ka see parema tulemuse. Ja miks ma sellest räägin, on lihtsalt praegu see, et samamoodi viisakas seisukorras selline Corvette on kuskil 3-4 korda odavam. Et neid hakkab sellisem, et 20 000 eurot, natuke rohkem, isegi natuke vähem. Ja see on nüüd kindlasti see koht, mida tasuks mõelda, et kui sa oled 100% veendunud, et mul oli see Supra oli seal kuskil postri peal või ma mängisin NFS 1, ma sellega sõitsin, see on mu lemmikauto, eks ole, siis sa ostad selle, aga kui sa lihtsalt tahad seda autot, mingit niisugust tollast autot osta, sportautot ja võib-olla oled kuulnud, lugenud, et seda eriti, kuna nende Suprate austaskond on väga entusiastlik, eks ole, kiidavad autot taevani, ja sul on tunne, et see on kindlasti see parim auto, aga sa teed selle ostu ilma, et sa lähed näiteks Corvette'i proovima, see oleks minu arust natuke vale samm, et igal juhul tuleks teine auto ära proovida, siis sa näed, et võib-olla sul see Corvette meeldib isegi rohkem või sama palju, mitte palju vähem, aga võt sa arvesse, et sa saad selle osta, nagu mainitud, 3-4 korda odavamalt, sama korraliku auto, et siis igal juhul tasub neid asju teha. Ja näiteid on palju ja tegelikult ei pea siin olema siinkohal ainult Corvette. Ütleme, et kui sul ongi see 72 000 eurot, siis tegelikult sama rahast saad juba, ütleme, Porsche 911, 993 põlvkond. Nii et viimane õhkjõudse mootoriga 911, et kui võib-olla Corvette pani võib-olla siis kellegi nina kriipsutama, eks ole, kuid ütleme, et Supra-omanike nägemine Porsche 911 kui konkurendist, et see kindlasti ei ole asi, mis oleks võib-olla nende silmis vale. Nii et ühesõnaga valikut on, et kas odavamalt, kas sama raha eest, aga valikut on. Lihtsalt ma toon näite jälle, et siin on hunnik autosi, mis kannan teile ette, et natuke kas saate kaasa mõelda. Et me rääksime siin küll Suprast, aga võtta kõik niisugused 9 sportautod ja ma ei mõtle niisugused, ütleme, et jätame igasugused Kalibrad ja Seelikad kõrvale, jätame kõrvale ka niisugused supersportautod, eks ole, väga kallid võib-olla, mis meil seal on, eks ole, kallimaad, ütleme, et võib-olla seal Ferrari, mis meil see viimane Testarossa variant oli F520M, eks ole, või siis näiteks 911 juba turbo versioonis. Võtame niisugused korralikud sportautod, võtame siis samamoodi, et selle 4. põlvkonna Toyota Supra, Mitsubishi 3000 GT, 2 turboga variant, eks ole, Mazda RX-7, võtame siis Honda NSX-i, võtame Ferrari F355, võtame Maserati Ghibli sealt Itaaliast veel, võtame Prantsusmaalt ka midagi, Alpine A610, siis võiks võtta USA-st, võtame siis selle mainitud Corvette'i, võtame Dodge Viperi. Ühesõnaga meil on hunnik autosi koos. Ja nagu me näeme, Inglismaalt ka, võtame Inglismaalt näiteks Lotus Espiriti. Ja nagu me näeme, meil on siin olemas siis rida 4 mootoriga autod, Lotus Espirit, eks ole. Meil on olemas siin rida 6 mootoriga autod, näiteks Toyota Supra, V6 mootoriga autod, Mitsubishi 3000 GT, Honda NSX, siis on meil olemas V8 mootoriga autod, et siis Corvette, Ferrari F355, eks ole, siis on meil olemas, mis meil vahele siin jäi, V10 mootoriga, Dodge Viper, Boxer mootoriga, Porsche 911,
rootormootoriga, Mazda RX-7, need valikud on, et need on kõik väga erinevad autod, rääkimata veel sellest, et osadel autodel on mootor ees, osadel autodel on ta NSX Lotus Esprit mootor keskel, osadel autodel nagu Porsche 911, Alpina 610 mootor taga. Et see valik on väga erinev, et selles mõttes mina kõigile julgustan, et minge proovige. Et üks asi on see mõelda, et jah, see auto on palju parem, sest kunagi keegi ütles nii või kunagi keegi omas sellist autot ja see oli tema arvamus, eks ole. Aga minge vaadake, et üks asi on lugeda kunagseid võrdlusteste, teine asi on see, kus autod nagu sõidavad, et ma tulen korra tagasi veel selle Supra juurde, et võtamegi sama selle Toyota Supra 4. põlvkond ja paneme kõrvale siis selle majutud Mitsubishi 300 GT, nii-öelda biturbo-mootoriga variandi. Ja ma tean, et nii-öelda see suhtumine autosse erinev, et see millegi pärast see 300 GT on nagu natuke, ei oskagi nagu öelda, jäänud kuidagi võib-olla sellest õigest tähelepanust kõrvale. Ei ole väga niisugune auto, mida väga võib-olla niivõrd kiidetakse kui teisi autosi, aga mulle ta isegi nagu väga meeldib, et see on muidugi väga suur vahe, kui ma mainin ära, teen elu lihtsamaks, et kas siis on see algne variant klapptuledega, millel on 5-käiguline manuaalkast või siis see facelift mudel 6-käiguline manuaalkast. Aga näiteks kui võtame selle 4. põlvkonna Toyota Supra ja paneme kõrvale selle facelift 300 GT, millel on 6-käiguline manuaalkast, siis mul ei ole kahtlustki, minu jaoks palju mõnusam auto sõita on 300 GT. Rääkimata, et ta on kordades odavam osta. Nii et see on lihtsalt näide, et igal juhul mõelge, kaaluge ja proovige. Nii, et proovisõidu puhul nagu meil oli, proovisõid, küsimus on, mis see teine proovisõid tähendab. Et oletame, et me oleme siis nüüd jõudnud järeldusele, et on teada, või oleme jõudnud järeldusele, et mis autot me tahame, konkreetne auto, konkreetne mudel. Ja nüüd tuleb nii-öelda valida välja see nii-öelda õige eksemplar. Aga siin on ka keeruline on see, et kas see auto, ühesõnaga nii-öelda, miks see proovisõitu veel oluline on see, et kas see auto, mida ma proovin, et annab mulle selle õige ülevaate, milline auto tegelikult olema peab. Ma toon ühe näite elust enesest. Mul kunagi tuttav tahtsin endale osta Volgat Kass 24. Ja siis palus ma abi, et ma aitaksin ja käisime neid autosid vaatamas ja ta tahtis korralikku, nii-öelda siis kas siis väga hästi säilinud autot või autot, mis on korralikult taastatud. Ja esimene auto oli meil üks hästi taastatud auto. Käisime vaatamas, mul ei olnud varasemalt väga kogemus selle Volgaga, aga mul oli nagu mingisugune, et mul oli üks sisetunne nägemus, milline üks korralik Volga olema peaks sõites. Ja kuigi see auto oli korralik, visuaalselt väga korralik, kõik oli okei, aga ta kuidagi sõitis niimoodi, ma ei oskagi öelda, ta ei sõitnud nii tummiselt, nagu mina oleks arvanud, et üks Volga sõita võib. Mõtlesime okei, et valime järgmise eksemplari samamoodi, oli ilusti taastatud auto. Ja see teine eksemplar oli, ma isegi ütleksin, ma ei saa öelda veel hullem, kui läks halvasti, aga oli nagu petmus natuke suurem, sest oli siis, ütleme siis veel vähem tummisem, kui see eelmine oli. See oli 3. eksemplar, mis oli nii-öelda siis originaalkonditsioonis, aga lihtsalt oli natuke aja poolt räsitud, eks ole, niikuinii värvitoon oli vale, aga keretöid oleks vajanud, aga taga on tegelikult oli ta ka palju sõidetud. Oli taga tehtud ka üks väga pikk road trip hiljuti. Siis mõtlesime, et see peaks olema nagu auto võib-olla, et kui see ka nagu pettumust valmistab, siis on nagu teema läheb väga keeruliseks. Ja juhtuski see, et see auto väga sõita. Tegu on mõnus autoga, mõnus eksemplar sõitis väga hästi, nii hästi, kus Volga sõita saab. Ja siis me saimegi aru, et tegime järeldused, et kui sa just on niimoodi, et kui sa Volgat restaureerid, ma ei kujuta ette, võib-olla see oli jälle see, et meil oli selline case, võib-olla teistel ei ole, aga igal juhul see, kui sa oled ära restaureerinud, kui sa uuesti kokku paned, et siis läheb nii-öelda tõlkes läheb midagi kaduma. Et mingisugune, ma ei tea, et kas siis aja jooksul, kas siis see kus autot nagu tehases komplekteeriti, et võib-olla ja hiljem neid kokku nii-öelda siis, kes pärast restaureerimist pandi kokku, võib-olla ei saavutatud samasugust tulemust või kuidagi oligi nii, et võib-olla aja jooksul, kui sa paned auto, eks ole, paned kokku ja aja jooksul ta kuidagi vajub paika, nii nagu majad vajuvad paika, eks ole, ei tea. Et igal juhul jah, et siis me saime aru, et me tahame nii-öelda see autot, mis on säilinud originaalkonditsioonis ja see konkreetne auto, mis meile tegelikult millega väga sõita, me teadsime, seda nagu osta ei saa, sest nagu ütlesin, see vajas nagu mingit juba näha, et vajab keretöid. Ja mõtlesime, et kui me hakkame seda autot lahti võtma, siis me oleme tegelikult samas punktis võib-olla nende autodega, mis me vaatamas käisime, mis olid juba ära restaureeritud, et võib-olla pärast see auto ei ole nagu nii hea sõita, nii tummine. Ja siis me saime ka aru, et me otsime edaspidi need autosid, mis on säilinud originaalkonditsioonis, pole lahti võetud, sellise leidsime
ja sellega teema lahendis. Nii et selles mõttes jah, et ma igal juhul soovitan, et kui te mingit autot vaatamas käite, et käige vaatamas mitu erinevat eksemplari. Et kui te juba esimesega tunnete, et see on täpselt selline, nagu auto olema peab, siis on väga hea, aga kui te ikkagi tunnete, et võib-olla, et autot on kiidetud selle asja pärast, aga see auto ei sõida nii hästi, siis vaadake ka teisi eksemplare. Loogiline on see, et ega elus ongi maitsed erinevad, võib-olla see auto ei meeldigi teile, et kui te olete ikkagi mitmed eksemplare ära proovinud ja tunnete, et see auto ikkagi ei olegi nii mõnus ja hea sõita, kui te lootsite, siis on lihtsalt ongi see, et need on teistimiste arvamused olnud ja see auto ei olegi selline, aga võib-olla olegi asi selles, et lihtsalt see, et konkreetne eksemplar ei pruugi olla lihtsalt nii hea, et kui ta olla võiks. Ja kolmas asi ongi nagu siis kolmas proovisõit. Tegelikult räägin, et kui te juba ette teate, mis autot te tahate ja see auto, mida te vaatama lähete, kui tundubki väga hea, nii et siis esimesed 2 proovisõitu võivad ära jääda. Aga kolmas proovisõit ongi see, et lihtsalt, et sa konkreetne auto, mis ostad, kõige lihtsam, et kas see konkreetne auto, mis sulle meeldib, on sellises seisukorras, nagu sa ootad ja see ongi siis kolmas proovisõit. Või nagu ma ütlesin, et kui te juba teate, mis te tahate ja juba auto niikuinii vastab teie ootustele sõiduomaduste poolest, eks ole, siis piisab ka ainult sellest ühest proovisõidust, välja valitud auto, võib-olla läheb õnneks, et see auto, mida teile müüakse, ongi see, mida te olete otsinud. Ja siinkohal paneks nüüd punkti ja järgmine kord juba räägime sellest, et kuidas siis valida autot lähtuvalt kasutusest ja kõigest sellest siis juba järgmine kord.